Tere, ma olen Jaak Vilo, instituudi juhataja. Nii et ma vastutan tegelikult kõikide nende õppekavade eest ja minu kõige tähtsam sõnum on see, et ükskõik, mis te teete, valige üks nendest kolmest enda jaoks jätkuõpinguteks. Ja nagu öeldud, kui te valite kaks inglisekeelset kava praegu märtsis, siis andmeteaduses enam seda teist valikut ei jää. Aga bakalaureus on, te olete midagi õppinud siit, sealt, matemaatikat, ühe tarkvaratehnika kursu, võib-olla teinud ühe projekti. Mõtlete praegu oma bakalaureuse töö peale. See tase vastab umbes sektorisse siseneva juunior alustava inimese tasemele. Ja kõik uuringud, kõik hilisemad palgaanalüüsid näitavad, et peale magistrit palgatasemed jäävad eluks ajaks 600-800 000 eurot kõrgemaks kuus kui bakalaureuse lõpetanud. Et võtke see 2 aastat õppida ja see annab teile päriselt senior taseme mingis valdkonnas, kus te siis olete juba spetsialist, parima haridusega inimesed Eestis. Andmeteadus ja tehisintellekt. Tehisintellekti sõna me lisasime sellel aastal, see on seesama andmeteaduse õppekava, aga tõdemus on selles, ma tulen veel ikka siia tagasi, et tehisintellekt on pöördumatult meiega ja ka siin õppekavas on kogu aeg saanud õppida masinõpet ja tehisintellekt, aga lisanduvad praegu siin tehisintellekti põhised rakendused. Andmeteadus on väga lihtsalt öeldes töö andmetega ja on kujunemas 3 selget spetsialiteeti, need, kes tegelevad andmebaaside, töövoogude, tehnoloogiatega, andmete haldusega, panevad asjad tööle. Teiseks need, kes tegelevad analüütikaga, statistiliste mudelitega, mustrite otsimise, trendide otsimisega, visualiseerimisega, esitusega, andmeteadlased klassikalises mõttes. Ja 3. on nüüd masinõppe tehisintellekti insenerid, keda jätkuvalt või nagu nüüd kasvavas tempos otsitakse ettevõtetesse, kes oskavad juurutada tehisintellekti rakendusi, vajadusel treenida. Need uued generatiivsed mudelid on fundamentaalmudelid, mida võib ka juurutada sellisena. Nii et tehisintellekti inseneridel on täiesti uus roll ja tööülesanded. Pluss alati on kogu see andmeteaduse komponent on mingisuguses rakendusvaldkonnas, mingisuguses ärisektoris, mingisuguses teadussektoris. Rakendused on siin võtmetähtsusega. Ma ei taha siin kuidagigi minna definitsioonide kaudu, aga andmeteadus on interdistsiplinaarne, et kui tarkvaratehnika ja informaatika on olnud pigem arvutiteaduse eriala kesksed, siis siia lisanduvad teiste erialade lõpetajad ja ka rakendused on interdistsiplinaarsed. Nii et võtmeküsimus on, kuidas me saame andmetest väärtust ja kõik need tehnoloogiad, mis selleni viivad, on siis andmeteaduse tehisintellekti õppekava tuumikkompetents. Te teate, mis on juhtunud viimase paari aastaga tehisintellekti maastikul, tohutud investeeringud, nii et teie olete need, kes tegelikult osaliselt ka seda ellu viivad, generatiivsed mudelid. Ilus on pilte vaadata või ilus on küsida endale pilte, aga te õpite andmeteaduse tehisintellekti masinõppe kaudu nii informaatika erialal kui siin ka selliseid lahendusi ise looma vajadusel. Moodulitest, siin on juba juttu olnud, iga mooduli taga on terve hulk kursuseid, alusmoodul, mis on kohustuslik kõikidele, erinevad meetodid, valida rakendussuund, läbida praktika, valida ained valik- ja vabaainete moodulist ja teha lõputöö. Lõputöö siin õppekaval on veidike väiksem, poole väiksem, 15 ainepunkti. Lisandub üks väike seminar sinna juurde. Võib öelda, et õppida on ju nii palju, et lõputööks ei jagu tervet 30 ainepunkti. Ja nagu ma ütlesin, tegelikult peale lõpetamist me näeme 3 karjääri suunda.
andmeteadlasele, andmeinsenerile ja tehisintellekti insenerile. Et need on nagu see, et kes must saab pärast. Korraks heietasime mõtteid ja plaani muuta kogu selle õppekava nime selliselt, et see oleks andmed ja tehisintellekt. Aga eesti keeles need andmed ja tehisintellekt väga hästi ei töötanud. Kui te inglise keeles räägite, et mis te õpite, siis data and AI. Et kõike, mis puudutab andmetesse ja kõike, mis puudutab tehisintellekti. Meil on, kui hakata küsima, mis on tehisintellekt, meil on väga palju avalikke videosid, esinemisi. Siin on Teadusakadeemiaga seoses minu Meelis Kulli, Jaan Aru esinemised, et YouTube on täis neid. Kellele õppekavad mõeldud on? Kõikide erialade bakalaureuse kraad peab olema all. See peab olema bakalaureuse kraad ja ühe õppeaasta mahus oskusi IT ja matemaatika valdkondadest. Ehk siis vähemalt 60 EAP mahus peab olema alusteadmisi. Siin saalis vist on kõik informaatikad. Tõstke käed, kes ei ole nagu informaatika bakalaureuse lõpetajad siin. Tere, julgustame, tore. Et siia saab tulla ka teistelt erialadelt. Vastuvõtu arv on suhteliselt suur, 60 eestikeelse magistriõppekava kohta on tegelikult ülikooli loodus-täppisteaduste valdkonna kõige suurem eestikeelne vastuvõtu arv. Teised kõige suuremad eestikeelsete tudengite vastuvõtu arvud on tarkvaratehnikas ja informaatikas, kuigi ained on seal inglisekeelsed. Kes valib selle õppekava eesti keele pärast, ülla peate ka siin inglisekeelsed ained läbima. Et mõned ained on jagatud, näiteks masinõppe on jagatud aine. Laias laastus on niimoodi, et vabandust, mul hääl hirmsalt ära, eelmine nädal oli päris haige. 1/3 on IT-erialade pealt, mitte ainult siit, vaid ka Tallinna Tehnikaülikoolist, teistest ülikoolidest. 1/3 IT-erialadelt, siis umbes 1/6 matemaatika ja statistika taustaga. See aastast aastase võib veidike varieeruda ja pooled on mujalt. Olgu siis majandusteadused, sotsiaalteadused, füüsika, keemia, biogeotaustaga või sotsiaalhumanitaaria taustaga. Ja see annab sellise interdistsiplinaarse vaibi kogu sellele õppekavale. Mooduli struktuur on need kastid, mis tuleb ära täita. Võib-olla korraks ütlen selle alusmooduli juures, et kui siin on 5 ainet, 5 × 6 ainepunkti, 30 ainepunkti, siis see tegelikult räägib sellest metoodikast, kuidas andmeteadus töötab. Lähed tööle panka, sa pead aru saama finantssektori töötamisest. Lähed Bolti, pead jagama kas sõidujagamist, tootmisettevõttesse pead aru saama sellest ärivaldkonnast seal. Ehk siis ärivaldkonna arusaamine, seal ettevõttes asutuses andmetest arusaamine, mis andmed seal liiguvad, kuidas need on kättesaadavad, mida nad mõõdavad. Andmete ettevalmistamine, puhastamine, andmete modelleerimine, analüüs, hindamine, kas analüüsi tulemused on adekvaatsed, kas ma sain ärilist teadmist juurde või kas mu mudel on nii hea, et ma võin panna automaatsesse e-poodi sisse soovitussüsteemi, automatiseerida. Ega Bolt juurutab juba igapäevaselt kümneid ja kümneid mudeleid, seal enam inimene vahel ei ole. Ja samamoodi teistes ettevõtetes. Ehk siis see on andmeteaduse elutsükkel ja moodulis räägitaksegi sellest, et kuidas andmeteadus töötab, andmete modelleerimine masinõppes, andmeinseneeria, andmetehnika, kuidas torustikud liiguvad, andmetorustikud, visualiseerimine ja esitlus. Ja päris kõike ei saa. Kasutatakse legaalseid ja eetilisi viise andmeanalüüsiks, ehk siis kõik see, mis puudutab GDPR-i regulatsioone ja nii edasi, ehk mis on see andmeanalüütika selline legaalne taust. Et sellised 5 ainet on põhimoodulis, baasmoodulis ja need peate omandama kõik.
suunamoodulis saab valida 3 suunda, kas äriettevõtted a la nagu finants või tootmis, mis iganes, digihumanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkond, loodus-terviseteadused. Siin väga palju valima ei pea, 2 ainet, näed, kuidas sarnaseid andmeteaduse meetodeid rakendatakse ühes või teises kontekstis. See on nagu oluline, et mitmes erinevas kontekstis näed samu meetodeid kasutamas. Nendest tuleb siis valida 2 ainet, mida ma siin ütlen. Näiteks sotsiaalteadused, võtame loodusandmed, kaugseire või astronoomia, mis seal vahet on? Mõlemad tehakse kusagilt satelliidi pealt. Ühed vaatavad taeva poole, teised vaatavad alla. Bioinformaatika, terviseandmed. Humanitaarias on loomuliku keeletöötlused, keeletehnoloogiad või siis hoopis sotsiaalteaduste pool või äriettevõtete poole pealt, äriprotsessid, ärianalüüs, ärianalüütika, mis on analüüsimeetodid ärianalüüsis. Valikaineid on meil väga palju instituudis ja üldiselt magistri valikained on ühelt õppekavalt teisele ka valitavad. Et see on praegu suur sigri-migri, ma ei hakka seda sinna ette lugema, aga seal saad valida endale just neid samu, kas ma olen rohkem andmeinsener, olen ma rohkem masinõppeinsener, olen ma rohkem andmeteadlane. Valikained, vabaained või välismaal käimine, mida me väga soodustame, et minge suvel sügissemestri või teise aasta sügissemestri välismaale. Praktikamoodul, ülehomme on meil ATI või Delta karjääripäev, töökohata siin meie magistrilõpetajad ei jää ja magistritöö või projekt. Projekt on asi, mida tehakse kahekesi. Ehk siis capstone project, magistriprojekt, kahekesi ühe ettevõtte juures, välisorganisatsiooni juures tehakse kahekesi lõputöö. Et ta näeb välja nagu lõputöö, et kahekesi tehtud. ÕIS on autoritatiivne, seal on kõik ametlik info. Kursuste kodulehel on suur osa õppematerjale, lisaks Moodle'itele ja teistele. Seda maja te juba tunnete, ei pea seda siin rõhutama, kui mõnus on õppekeskkond. Ilupildid alguses. Arvutid on olemas, ehk siis ka suurte andmete ja masinõppemudelite treenimiseks on tegelikult meil ka HBC keskuses GPU klastride masinad, nii et need, kes teevad lõputöid siin magistris, need saavad tegelikult kasutada päris võimsaid arvutiparke. Õppejõud on noored ja kompetentsed. Ma ei oska öelda, kui paljude bakalaureusest selgub, et väga paljud meie õppejõududest bakalaureusest õpetab. Meelis Kull on õpetanud vist sissejuhatus andmeteadusesse. Aga teisi te ei pruugi isegi olla ühtegi ainet võtnud nende käest. Kas on niimoodi? Dima Fishman on meil staarõppejõud masinõppes, nii et informaatikas ja andmeteaduses ja tegelikult ka tarkvaratehnikas kasutatakse seda sama ainet. Sulev Reisberg istub siin taga, tervise andmeid, analüütikat ja Eneken Tikk õpetab seda eetika ja seadusandlusainet. Raul Vitsente on aju neuroteaduse poole uurija ja meil selle doktoriõppeprogrammi juht. Anna Eljanaki teeb muusika ja soovitussüsteemide tööd, ainult et praegu ta sai Graatsi ülikoolis professuuri, nii et ta on hetkel lahkumas Tartu ülikoolist, et väikese koormusega võib-olla saab jätkata. Jaan Aru, ajuteadlane, on meie õppejõud, kes siis õpetab teile inimlikkust selle tehnokraatlikus maailmas. Pildianalüüsiga tegelevad erinevad õppejõud nagu Abbas või Dima Fishman ja mõned veel.
Ricardo Tomassini on andmetehnikas. Maarja Pajusalu on lõpetamas doktoratuuri varsti, tegeleb andmete visualiseerimise ja selgete sõnumiste väljaütlemise teemadega. Assad Munir on see, kes nüüd MLOPS-i ainet hakkab andma praegu kevadel esimest korda. Nii et loodame sellest palju. Evelin Uuemaa tegeleb geoinformatsiooniga, tegelikult ökoloogia maateadusinstituudis. Et meil on ka teistes instituutides aineid, muuhulgas siis geoinformaatika ained on ÖMist. Digilinki siin juba on saanud reklaamida. Kui meil on häid tudengeid, siis me saame häid ettevõtteid heade pakkumistega oma võrgustikku. Mis tähendab seda, et teie saate osaleda projektides ja stipendiumites, saate stipendiumeid siis mingite ettevõtete hüvanguks. Nii et need, kes lähevad Digilinki programmi, on järgmiste aastate saadikud, nii et öelge, et ärge ebaõnnestuge, sest muidu firmad ei tule järgmine aasta välja. Eks? Nii et see on nagu selline positiivne programm ettevõtetega koostöö. Kui tahate rohkem teada, vaadake Ati veebi, blogisid, lugusid sellest, mis on need inimesed, kes on inimesed, mis on nende taustad. Jälgige veebi uudiseid. Ja jõuate ka lõpudiplomiteni. Et siin on mõned andmeteaduse lõpetajad, lõpetajate kohordid. Lisaks lõpetamisele on meil üsna tugev sotsiaalne võrgustik, ehk siis andmeteaduse õppekava tudengid saavad omavahel regulaarselt ka kokku, tutvumisüritused, peoõhtud, need pildid on siin Delta saunaterrassil. Valdkonnad, kus andmeid tuleb ja on vaja analüüsida, on nii meeletult palju, et kõike seda ju ette lugeda. See oli esimese aasta kohordi lõputööde teemade jaotus. Ma ei ole jõudnud teha pilti nüüd sellest, kus iga aasta lõpetab siin 25-30 pluss lõputööd, aga see näitab, kui laialt on meil andmeteaduses siis erinevaid valdkondi kaetud. Meie õppekaval on üks kohustuslik element, on lõputöös peab olema visuaalne kokkuvõte. Graafiline abstrakt, visuaalne kokkuvõte, see on üks meie lõputöö kohustuslik element. Siin on lihtsalt Karolin Ripsi magistritöö, mis sai ka Eesti teaduspreemia, magistritöö teaduspreemia, esimese preemia, mis siis analüüsis antud juhul Eesti geenivaramu andmeid ja uuris. No nüüd ma pean hakkama siit lugema, aga kuidas omavahel on siis sõltuvuses erinevad riskid, haigused. Ja nagu ka teistel õppekavadel, me tahame, et oleks uudishimulikud inimesed, aktiivsed inimesed. Ka tarkvaratehnikas tuleb teistega rääkida, ei piisa nüüd masinaga suhtlemisest. Et tarkvaratehnika on just nimelt keskendub rohkem projektijuhtimisele, teiste inimestega rääkimisele tänapäeval. Andmetest rääkimine teistega aitab. Et uudishimu, aktiivne eluhoiak, suhtlus on see, mis on meil kõikidel õppekavadel tegelikult tähtis. Ja kandideerimise lingid on kõik veebist leitavad, neid ei pea siin vist kordama. Nii et hästi lühidalt siis minu poolt andmeteadusest. Aitäh!